Tervitus siit Tallinna Televisiooni stuudiost. Siinsamas teleruumides on viimastel kuudel olnud tormiline aeg. Eestimaal ei ole vist mitte ühtegi inimest, kes ei oleks kuulnud Tallinna Televisiooni eetri sulgemisest. Küll aga tegutseme edasi internetis ja kolmapäeva õhtul toimunud Tallinna Televisiooni nõukogu istungil kiideti heaks strateegia, mille kohaselt valmistub TTV hankima eetriaega 3 saatele. Kaarti tavame TTV juhatuse liikme Revo Raudjärvega. Tere, Revo! Tere, tere! Nagu me siis aru saame, siis nõukogu otsusest lähtub, et TTV saateid me saame tulevikus ikkagi näha teleeetris, ainult et mõnes muus kanalis. Jah, no sa küll ütlesid, et ma olen juhatuse liige, aga nagu väga paljud, ma usun, meie vaatajad teavad, siis tegelikult mul on nagu äärmiselt hea meel siin stuudios olla, sellepärast, et ma olen ikkagi olnud väga palju aastaid siin saatejuht ja saatejuhina ja ka sinul saatejuhina ja teistel Tallinna Televisiooni töötajatel kindlasti on väga kahju sellest, et tegelikult just vabalevist lahkuti, sest meil oli tegelikult väga palju vaatajaid, väga palju fänne sellel telekanalil ja need olid tuhanded ja tuhanded inimesed, kes iga päev selle kanali peale sattusid. Ja nendest inimestest on selles mõttes kahju ja nüüd me peamegi otsima siis uue väljundi. Et kui meil endal vabalevi kanalit enam ei ole, et kust siis meid näha saab, sest tegelikult jäi väga suur tühi auk meediamaastikule ja loodus, ütleme, sellist tühja kohta ei salli ja ma olen kuulnud, et ka juba käivad sellised, ütleme, läbirääkimised uue vabalevi kanali moodustamiseks. Aga ma arvan, et Tallinna linn selles uues vabalevi kanalis kaasa ei löö, sellepärast, et Tallinna linnas teatavasti vabalevi vaatajaid on suhteliselt vähe. Aga mine tea, ma muidugi midagi siin ei ütle, aga kindel on see, et kui me vabalevist lahkusime, siis tegelikult sihtasutus jäi ju alles. Ja sihtasutuse põhikiri ütleb väga selgelt, ma isegi ette lugeda, et sihtasutuse põhieesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt ja loovalt kajastada sündmusi Tallinnas. Ja ma arvan, et ka see internet, kus me praegu levime, mobiiltelefonid, kus me praegu levime, on see kaasaegne kommunikatsioonivahend. Ja me jätkame kindlasti nende põhikirjaliste tegevustega edasi ja otsime siis hankega praegu sellist telekanalit, mis siis oleks valmis näitama neid samu saateid, mida me siin omal ajal tegime ja ma arvan, et ühel hetkel kindlasti keegi on nõus ka mõnda meie saadet näitama. See on väga põnev teema tegelikult. Kas on ka juba täna mõned telekanalid siis ilmutanud huvi meie saadete vastu? On küll tegelikult, aga ma pigem enne seda hanke väljakuulutamist ei tahaks nagu öelda, et milline telekanal siis on nagu huvi üles näidanud. Minu enda huvi oleks selline, et võib-olla tulevikus mitte ainult võib-olla telekanalid, vaid ka näiteks seesama interneti video, mida me praegu toodame, võiks olla kuskil, on see siis Delfis või Postimehe lehel või kuskil suures portaalis. Ja lisaks siis loomulikult me otsime praegu selle hankega väljundit siis lineaartelevisiooni kaudu vaatajateni. Ja kui me vaatame, et Eestis on praegu väga palju telekanaleid, meil on ETV, meil on ETV+ ja ETV2, kes on kõik siis vabalevis. Kui nemad peaksid mingitel tingimustel selle hankega saama liituda ja võidavad selle hanke, siis loomulikult on eriti hea, sellepärast, et siis me oleksime uuesti vabalevis tagasi. Aga kui selle võidavad ka TV3, Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11, TV6, neid kanaleid on niivõrd palju, et ma arvan, et nad kõik võiksid sellel hankel osaleda, sest tegelikult ju nende jaoks erakordselt hea pakkumine. Nad saavad tegelikult ju väga hea telesaate ja neile makstakse, et seda saadet näidata. Millistest saadetest ja mahtudest me üldse räägime? No kõige rohkem tegelikult need samad televaatajad, kellest ma rääkisin, on huvi tundnud, et kust saaks vaadata edasi teie uudiseid. Et nad nagu igatsevad taga seda, et te tegite väga häid uudiseid, et kas saaks nüüd mõnest teisest telekanalist neid samu asju vaadata. Seesama saade, mida sina toodad, Nädal+, väga palju on küsitud selle kohta, et tahaks uuesti näha neid pikemaid intervjuusid inimestega. Ja see on üks kindlasti osa hankest, et uudised koos Nädal+iga, see on see, mida me kindlasti hakkame otsima, et leiame telekanali, kes on valmis siis vähemasti korra päevas kas või natukenegi, kas või 15 minutitki näitama Tallinna linna uudiseid. Teine asi kindlasti on debatisaade, samuti saade, mida ütleme siis Toomas Kask ja Nele Kullerkupp tegelikult siin aasta alguses hakkasid tootma, mis oli äärmiselt populaarne. Me tootsime Riigikogu valimiste eel ja Euroopa Parlamendi valimiste eel väga palju debatisaateid ja need olid Tallinna Televisiooni ühed kõige vaadatuimad telesaated. Ja nüüd me tahaksime tuua siis Tallinna linna debatid vaatajateni, kus siis asumiseltsidest ja igalt poolt, ma ei tea, professorid, linnakodanikud saaksid kaasa rääkida, et ma tahakski, et see uus Tallinna Televisioon, mida me nüüd, ma ei tea, Tallinna Televisioon 2.0 või kuidas iganes me seda võiksime siis nimetada, oleks nii-öelda Tallinna linnaelanike telekanal, et kõik linnaelanikud saaksid kaasa rääkida ja saaksid osaleda nendes debattides, saaksid seda teha. Ja kolmas hanke osa on tegelikult selline uus formaat. Me tahaksime ka sellist
magasin tüüpi saadet tuua vaatajateni, sellepärast et on väga palju kultuurisaateid, mida inimesed igatsevad. On olemas meie Heeroldi jutud näiteks, saade, mida väga palju vaadati. Samuti meil oli selline saade nagu liikluspilt või miks mitte mõni teine selline populaarne saade, mis sobiks hästi tegelikult sinna magasin tüüpi saatesse, et kui me meenutame sellist saadet nagu Ringvaade, siis võib-olla ütleme selline Tallinna linna oma Ringvaade võiks olla ka väga populaarne saade, ma arvan, kus siis on erinevad Tallinna teemad leiaks käsitlust. Kui linnapea tegi teatavaks, et Tallinna Televisioon Vabalevist maha võetakse, siis üks põhjendus oli ka see, et peaksime tegema rohkem koostööd linnameediaga. Milliseks kujuneb uue strateegia järgi siis Tallinna Televisiooni koostöö teiste Tallinna linna meediaväljaannetega? Jah, me oleme tegelikult osa küll sellest linna ristmeediast, et see ristmeedia kindlasti suudetakse uue kommunikatsioonijuhi eestvedamisel väga hästi käima lükata, ma üldse ei kahtle selles. Aga täna on olukord nagu selline, kus Tallinna Televisioon on ikkagi sihtasutus ja kõik ülejäänud, Stolitsa, Pealinn ja samuti Rae Press, nemad on kõik ju tegelikult linnapalgal. Aga meie oleme eraldi sihtasutus ja meil on oma põhikiri. Ehk siis tegelikult sinna on nagu väikene selline vastuolu juba sisse kodeeritud, aga ma usun, et see kõik on võimalik tegelikult nagu väga hästi toimima panna, kui on läbi mõeldud ja see ristmeedia koolitused, mis on plaanis, kõik läbi viiakse ja ma usun, et ühel päeval see kõik tööl hakkab. Aga tõesti täna näiteks võib-olla paljud veel ei tea, et need samad uudised, seesama video, mida me täna siit toodame, seda saab vaadata nii Tallinna Televisiooni kodulehel kui ka näiteks pealinn.ee lehel, nii et selles mõttes ristmeedia mingil määral juba natuke toimib. Ja lõpetuseks sinna ma tahtsingi tegelikult ka jõuda, et tänase päevani tegelikult meie fännid, vaatajaskond ei ole päris täpselt veel hoomanud, et kust meid nüüd siis ikkagi näha saab enne seda järgmise aasta strateegia käivitumist, et siis meie enda kodulehel, Facebookis, YouTube'is ja pealinn.ee lehel. Nii et tegelikult see ongi nagu see võib-olla see kõige olulisem, et meie vaatajad tõesti ei ole nagu siiamaani aru saanud, väga paljud ei ole meid üles leidnud, et kust teid siis ikkagi leiab. Ja ma loodan, et see hange nüüd toob ka natukene seda selgust juurde. Kindlasti me teeme ka mingi kampaania, et kuidas siis Tallinna Televisiooni uudiseid, saateid, neid videolõike saab vaadata. Ma usun, et bussidest, trollidest, trammides võiks see kindlasti see info nagu levida ja see linna kodanikud tulevikus saavad teada, et kuidas meid vaadata. Aga mis seal siis muud ikka, et loodame, et kõik vaatajad meid ilusti kätte leiavad ja et uus strateegia ilusti käivitub. Jõudu jaksu sulle. Aitäh.